See video on mõeldud nüüd just nende jaoks, kes kunagi ei suuda öelda ei, kes alati jooksevad esimese palve peale ja kes elavad sisuliselt enda elu teiste nimel. Ehk siis mingil hetkel nad nii või teisiti jooksevad kokku. Ja võt, siin on nagu üks põhjus just selles, et kuivõrd me lastena oleme õppinud väga hästi aktsepteerima ja proovima kuidagi moodi mahutuda meile seatud raamidesse, sellesse, mis puhul öeldakse meile, et me oleme head, siis me ka üritame kogu aeg seda teha selleks just nimelt, et teised meid võtaksid omaks, et meil oleks kuuluvus nendega ühte. Aga kui te kogu aeg annate endast välja ja tagasi saate väga vähe, siis te varem või hiljem jooksete piltlikult öeldes kokku. Ja sellepärast on oluline alustada väga lihtsast sellisest punktist. Mõelge, miks see uskumus, arvamus ja omandatud käitumismuster teie jaoks on kasulik. Istuge korraks maha ja mõelge. Ehk siis kirjutage näiteks üles, et mulle ei meeldi, et ma ei oska öelda ei teiste inimeste soovidele. Ja nüüd mõelge, et mis oleks siis, kui te ütleksite neile, et ei, ma ei saa. Mul on endal oma plaanid praegu. Ja võt sealt te suure tõenäosusega jõuate selleni, et esiteks te olete harjunud niimoodi tegema ja need algsed põhjused on täiesti sürrealistlikud sageli. Ehk siis teilt paluti midagi, te ei täitnud seda palvet ja nüüd te ei olnud piisavalt hea selle isiku jaoks, kes teilt midagi palus. Aga see otsus, mida te siis tegite enda peas, oli see, et parem on olla alati teiste jaoks selline, nagu nemad tahavad, mitte selline, nagu mulle on sobiv. Sest et muidu äkki ma jään üksita. Nii et mõelge selle peale ja see otsus, mis te tookord langetasite, ei kehti enam